Ilmselt poleks kunagi osanud arvata see disainer, kellel paluti ühel päeval lihtsalt Toyota Yarise kuvandid arvutis natukene suuremaks venitada ja tagaluugil üks Crossi nimi juurde kleepida, et seda lihtsalt tööd, millega oleks võinud ju hakkama saada igaüks, saadab ühel päeval säärane edu ja kuulsus. Ehk et ainuüksi Euroopas müüdi eelmisel aastal neid Yaris Crosse ligi 200 000 tükki ja seega võib tunduda täiesti õigustatult, et selle Yaris Crossi igasugune uuendamine on justkui Mona Lisa ülevärvimine, et kas seda on tõesti vaja teha ja kui seda kas natukene teha, võib ta ju kohe kaudata oma algupärase võlu. Ja sellest lähtudes ei olegi Toyota tema disaini peaaegu üldsegi muutnud, kuid arvestades seda, et Yaris Crossil olid nii mõningaid asju temas ilmselt Leonardo da Vinci eluajast pärit, siis on suur küsimus, kas uuenduskuuriga on need kadunud või on neid isegi juurde tekkinud. Saame teada. Tere tulemast taas kord kaasa olema Naisluksuri proovisõidule. Tema disain on endiselt samasugune selline paksutsenud hiire näoga ja saadaval tal 16–18 olid valuveljed ja pagasruumist vaatab vastu klassi kõige väiksem pagasruum ehk 350 liitriga ja tagaistujatele jääb jalaruumi väheks, kuid pearuumi on seal piisavalt. Ja interiööris, kus oli ennem palju kõvaplastikut, võid sa seda endiselt leida uksepaneelidel, kui ta olemas seal nüüd uus 7-tolline DFT ekraan või paremas varustuses 12,3 tolliseks on võimalik seda kasvatada ja kui ennem oli tema tagurduskaamera selline, et parema oli ka kilekotist läbi vaadata silma ennustada, kui sealt tagurduskaameralt midagi näha, siis nüüd on ka see läinud natukene paremaks ehk on tal parema pildiga tagurduskaamera ja paremas varustuses 10,5-tolline multimeediasüsteem ja endiselt on palju juhtnuppe seal, kuid baasvarustuses on palju tühjasid nuppe seal ja muid odavaid viimistluselemente. Mootoriruumis on vaid üks mootor, selleks on 1,5 liitrine 3 silindriga vabalt hingav bensiinimootor ja millel on jõudu vaid 68 kW ehk 115 hobujõudu, kuid kui sinna natukene tugevam elektriakku hübriidajal juurde ketrata, saab ka 130 hobust sealt kätte ja saadaval talle ka 4 vedu ja 5 liitrit peaks ta võtma vaid 100-le. Kuid minu meelest on tal ikkagi jõudu natukene liiga vähe ja hind on tal üle 25 000 ja küündib 36 000-ni ja on ta endiselt ikkagi natukene liiga algupärane sellise hinna eest, samas kui küll igava auto Kia Stonic on võimalik kätte saada 18 000-ga. Nii et tõepoolest minu meelest pole siin hinna ja kvaliteedi suhe paigas, kuid mida mina ka tean, inimesed on ju rääkinud seda Yaris Crossi endale lagemetes ostmisena ja seega tõepoolest ärge te mind kuulake, Jelke auto avatakse järgmisel hommikul kell 8, kuid soovitan juba usagil kell 4 öösel minna magamiskotiga sinna ukse taha kohale, sest ilmselt läheb ikka parajaks rebimiseks selle uue Yaris Crossi tõttu. Selline oli sellekordne Naisluksuri proovisõit ja kohtumine teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.